No nii, kõnnin siin praegu esmaspäeva õhtul pimedas ja sai just kaubik siis kleepsudesse viidud, et ta soojas ruumis seal on soojas, et siis nad homme saavad kohe alustada. Ja kaubik käis pigipesus. 40 rutsi läks nagu raksti. Ja nüüd siis lähen koju. Noh, nagu nägite, siis oli kaubik käis kleepsudes ära ja kleepsude kvaliteet on päris hea ja kõik see üldine välimus, et lihtsalt jama on see, et seda värvi koorub ja ma pesulas poistele veel ütlesin, et ärge lähedalt survekaga laske. Aga tundub, et vist ikkagi lasid või lihtsalt see värv ongi juba nii lahti tulnud, et see on nagu paskasi, aga muidu nagu päris hea, et olen selle kleepsu kvaliteediga küll suht rahul. Hommik, kolmapäev ja käisin just kaubikule täkku andmas. Praegu on 14 kraadi külma ja ta üritas käima panna, siis oli 18 ja ei läinud kaubik. Et siis treenid ja need ongi suht kehvad. Kuskil -15 kandis, nad on juba suht kehvad, et paljudel neil ongi tegelikult veepasto peale pandud minu teada. Aga ei jah, selles mõttes väga kaua ei pidangi ja kuskil 5 minutit täkku ja läks tööle, et problem solve. Vast saab täna selle LT ka korda. Ma peangi nüüd kõne tegema, uurima neid varuosasid ja siis saab vast täna LT ka tehtud. Mis kell on? Jaa, neljapäev, kell on 10. Nagu näete, siis olen järjekordselt või üle tüki aja siis rekkarooli lastud. Nii-öelda tagaluugirooli, aga praegu siin Võrus siis ootab teise rekka taga aega parajaks ja mõtlesin, et siis näitan pilli, et sellel täna on natukene keerukam manuaalkast, et siin on 1, 2, 3 ja kolmandalt pead kohe siia sama 4. ja siis 5. ja siin on veel tal vaja neid poolkäike ka kasutada, et suht alguses ikka pimedas läks veits harjumaisaega, aga muidu ei ole hullu. Suht utiil on. Pea 850 000 juba läbisõit, kes teab, võib-olla on teine tiir. Ainuke hea asi on see, et tal on hästi kerge rool, aga muidu suht ja minek, tõmme, mootor on ka hea. Ja käike ka manuaali kohta vahetab suht mõnusalt, et ei ole nagu laiali valguv, aga et palju pole enam jäänud, et siin ongi Võru, siis Kose Vasseliina ja siis veel korra Võrust ühes kohast veel Taara ka ja siis tagasi Tartu, et suht lebo. Nagu nägite, siis eile sai, selles mõttes ei näinud, see vist oleneb, kuidas see video teha, aga sai viidud see Škoda siis värvitöödesse, et kunagi veel üks inimene natukene kriipis Škodat ja siis see värvitöö on nüüd vaja ära teha ja kleepsud lähevad maha ja siis läheb müüki, et kui keegi tahab suht korras, suht uut 2019 lõpp põhimõtteliselt 2020 Škodat CNG küll kallis, aga praegu ta on kütusekulult suht sama nagu diisliga, et kui sul mingi 4 liitrit 100 diisel, siis on ikkagi soodsam, aga muidu on ikka suht samma auku, et ta praegu linnas on keskmine selline 5,8 kilo 100-le.
maantee peal on tal kuskil 3. Et paagitäiega või niimoodi võtta, siis ikkagi tuleb suht samma auku. Võib-olla diisliga saab praegu veits soodsamalt, aga tänapäeval roheline mõtlemine ka, et kui keegi tahab, siis on saadaval, aga mis ma siin ikka lobisen, pea 3 minutit juba. Ja nii, veel üks kiire puksiirivedu. Mustang Boss 302. Päris kuri auto. Ma pärast teen filmin allajamises, kuidas ta lärmab ka ikka hullult lärmakas pilt. Brembo pidurid ja seda kunagi maha pollitud, seda pikka jooksu. Aga ma tegin karukeerega eelda sellepärast, et vastu valgustaks struktuur sama, vaata.